on üks väga konkreetne juhtum, millega sa ise väga põhjalikult kokku puutusid eelmistest Riigikogu valimistest, mis ka nagu on hoiatav näide. Jah, et ma olin vaatleja, olin kandidaat ja vaatleja ja siis ma püüdsin neid e-valimisi kuidagi moodi nagu jälgida, aga ma saan aru, et see on nagu suht keeruline. Kui sa näed, et mingine server on kuskil, et midagi on, aga seal see seisu tegelikult ei näe, mis toimub. Ja siis, kui ma kuulsin neid lugusid, et mul oli nagu see aindus oli ennem olemas, vaadake, et see tajud aina selginevad inimestele, et sa vaatad otsa ja näed, et midagi on väga mäda kuskil, paist on, jah. Mingi asi on väga mäda ja siis ei läinud palju aega, kui see noormees, mis ta nimi oli, kes andis selle üliõpilane andis kohtusse selle, kes polnud üldse IT-inimenegi, et ta püüdis tõestada seda, et sinna saab sisse häkkida ja saab seal siis nagu muuta midagi, enne. Asi läks Riigikohtusse ja Riigikohus tegi väga kiiresti otsuse mingi nädala jooksul võib-olla. Kõik on nagu seaduspärane, kõik on turvaline ja et kõik oli nagu seaduslik valimiskulusõti välja, enne. Ja siis ma sain juhuslikult kirja, et vaatlejad palutakse tulla täpselt 6 aega pärast valimisi siis sinna Toompeale, sinna valimiskomisjoni, et hakatakse hävitama valimisfaile. Ma nagu jäingi mõtlema, et huvitav, et mille pärast on vaja hävitada mingid ütleme neid dokumente või siis faile, mis tegelikult on ju üldjuhul on mõeldud selle jaoks, et need saab kuskil arhiveerida. Olemas linnaarhiiv ja riigiarhiiv ja kõik asjad arhiveeritakse, on ju. Ja äkki siis valimistulemused tuleb ära hävitada. Siis ma nagu hakkasin suhtlema teiste inimestega ja meie idestuspartei ja seal olid kõik inimesed selle meelt, et mingi sahkerdamine käis. Suur kohtus oli sellepärast veel, et siis, kui just oli häälte lugemine valimispäeva õhtul, kui seal muutusid protsendid nende eri valimisjaoskondadest tulnud häältega, siis öeldi, et praegu me e-hääli ei saa juurde panna, kuna e-häälte valimisserver on maha võetud, kinni jooksnud nagu. Tehniline rike on. Siis mul tekkis nagu uus taju, et väga huvitav ajastus nagu täpselt enne. Just siis, kui on vaja hakata nagu neid hääli nagu kokku lööma, siis võeti aeg maha nagu. Pandi pausi peale ja vaadati, et vaatame ära, mis tuleb, on. Ja siis, kui nagu kõik on selge, siis paneme uuesti käima selle ja siis suuname hääled sinna, kui vaja on. E-valida sai vist lõpuni välja, jah? Ei, e-valimine oli lõppenud, aga tulemusi tegelikult ei avaldatud enam. Tulemuste avaldamine käib koos seaskonna tulemustega. Aga sahkerdada on siis enne seda aegu küllalt. Ja tegelikult neil peaks olema juba ammu valmis olema, palju hääli oli, lihtsalt pange avaldage see enne. Et mida siis praegu nüüd mingi 6 päeva oli vahetumas enne. Kui lõppes e-valimine ja hakkas siis päris valimine, siis oli niimoodi, et nad oleks võinud selle ammu juba kindlaks teha. Et vaadake, et server küll jõuks kokku, on, aga tegelikkuses on ju tulemused siin, on. Aga seda ei olnud, sest kahtlus on selles, et seal käiski mahineerimine. Et püüti aru saada, kui palju siis tuleb täpselt kokku hääli valitsuserakondadele ja kui palju siis ikkagi puudu jääb, et saavutada siis täisülekaalu. Sellega siis oligi niimoodi, et kui hakkas selle asi selginema poolest tunni hiljem, siis äkki tuligi välja, et jah, et nüüd hakkas server tööle jälle, need hääled on siin, on, ja vaadake, siis lõpptulemused on peaaegu niimoodi, et veel paari jaoskonna veel seal nagu hääle lugemata, aga ilmselt midagi ei muutu enam oluliselt. Siis kui ma hakkasin vaatama neid tulemusi, siis selgus seda, et keegi Kaja Kallas, teadagi, kelle tütar, keda enne poliitikas ei olnud, tuli poliitikasse ja tegi, kui meksi kas 3. või siis päris 4. tulemuse. Nagu sai kohe täis oma isiku mandaadi, kuskil 6-7 tuhat häält. Temast teispool oli veel mingi 2-3 väga tuntud poliitikut. Ja siis kõik hakkas imestama, kes on Kaja Kallas. Kust ta sai oma 6-7 tuhat häält? Kas ta tõesti nii populaarne inimene, et kõik teda valisid? Ja ta sai üle 40% oma häältest teie valimistelt. See oli ka ilmselt, jah. Ja siis ongi selle jällegi, et jälle üks loogiline, ütleme, vastus sellele, et midagi on väga mäda. Ja kui ma hakkasin rääkima seda, et kuulge, et minu tajud ütlevad seda, et selle e-valimistega on toimunud täiesti sahkerdamine, et äkki teeks ikka põhjalik uuringu selle e-valimiste tarkvarale. Ma siin rääkisin mõnede arvutiinimestega, kõik muidugi keelusid, ja siis ei olnud muud üle, kui hakata otsima neid asjatundjaid siis nagu väljapoolt. Ja siis ma pöördusin kõigi
erakondade juurde, saatsin kirja ja ma nagu kirjutasin kõigile üksikkandidaatidele. Ja siis oli niimoodi, et 13 või 14 üksikkandidaati olid nõus, et nemad arvavad, et see oli sahkerdamine, et seda valimistarkvara peaks siis kontrollima. Ja 2 erakonda oli siis, üks oli veel Eesti Kristlikud Demokraadid, kes siis alla kirjutasid paberile. Ja ma viisin siis reede õhtul viisin selle sisse hommikul valimiskomisjoni ja esmaspäeval pidi olema siis nende tulemuste hävitamine. Ja mingit vastust ei olnud. Ja ma kohal läksin sinna Toompeale siis ja seal oli juba kõik oli valmis, kaamerad oli kohal, et nüüd hakkame hävitama, teeme selle piduliku toimingu ära kõik. Et valimiskomisjoni esimees tõusis püsti, siis teatas rõõmsalt, et nüüd hakkab tulemuste hävitamine ja kõik siis ütlesid jah, et hakkame hävitama ja siis ma tõusin püsti, küsisin, et vabandage, et kas te siis nagu taotlust ei märganud, mis ma saatsin, kus on siis nagu 2 erakonda ja 14 üksikkandidaati siis palunud, et lükkake see nende failide hävitamine edasi vähemalt aastaks, selle ajani, kuni me oleme teinud neile põhjaliku uuringu. Siis mind vaadati nagu paariat, et kes see veel siin on, et mis ta nõuab siit enne. Selle peale tõusis püsti üks OSCE vaatleja, ütles, et inglise keeles, et tema on siin OSCE vaatleja, tema on siin viibinud juba kogu selle valimisperioodi jooksul on ja tema pole küll tähendanud, et see e-valimine oleks ebaturvaline, et seda peaks nagu mingil moel veel uurima, on. Ma küsisin, kas sa siis nagu vaatasid seda karpi või karbi sisse, et mis sa nägid siis, kui käisid seal ümber selle serveri? Ei midagi, on. Ja siis ma ütlesin, et ei, et kuulge, et see asi peab ikka olema mitte niimoodi, et me nägime küll, et keegi seal midagi juurde kirjutanud, peaks ikka uurima hakkama. Ja siis mult küsiti, et aga mis siis teha tahate? Ja mõtlesin, et me tahame tuua sealt välismaad eksperte, kes siis nagu teeks põhjaliku uuringu sellele tarkvarale. Ja siis vaadata, kas see Riigikohtu otsus nagu, mis siis on nagu punkti pannud sellele, on see pädev või ei ole. Äkki Riigikohus nagu üldsegi tegi vale otsuse. Ja selle peale siis küsiti, aga kust need tulevad, need uurijad siis? Aga mõtlesime, et me toome nende riikidest, mis allu Ameerikale ja Euroopa Liidule, et Venezuelast ja Hiinast ja Iraanist. Ja siis selle peale öeldi, et aitäh, hakkame hävitama. Hagede terve hävitama. Saatsid neile põhjuse, et hakata hävitama. Ja siis oleks mööda mingi aeg, võib-olla kuu, 2, 3 ja siis ilmus ajalast Pealinnas lugu, kus oli põhjalik selgitus e-valimiste ohtlikkusest ja see oli Norra e-valimiskomisjoni meeskond. Mingine esimehed ei olnud, aga nad olid seal mingid liikmed, kes ütlesid, et nemad on nagu uurinud seda põgusalt nii palju, kui nad anti, lubati ligi sinna, et sellel Eesti Riigikogu valimise tarkvaral oli 2 viga. Üks oli see, et seal ei olnud avalik lähtekood. Keegi ei teadnud, mis tarkvara seal on ja kuidas ta töötab. Ja teine oli see, et oli auditeerimata. Et oligi kontrollimata. Ehk siis nagu alguses... Juba enne valimisi. Enne valimisi, jaa. Ja siis nagu öeldi, et auditeerimine käib, ärge muretsege, et kohe-kohe saab valmis on, aga lõpuks oligi niimoodi, et valimised toimusidki läbi niimoodi, et tarkvara eigi auditeerimata. Sisuliselt mina võin käe südamele panna öelda, et kogu see Riigikogu on ebaseaduslik. Ja püüdke ümber lükata. Te pole tõendeid. Kus see tõendid on? Ära võitisite. Järelikult ei saa öelda, et kõik oli korralik, sest nii kiiruga vaatamata kõigele on ära võitatud need asitõendid. Ja kui nüüd vaadata seda, mis juhtus Kristiina Ojulandiga Reformierakonna sidevalimistel, siis oli täpselt sama lugu. Peaks nägema siis täpselt, kui palju keegi hääletas, kui palju keegi hääli sai, kus kohas sai. Ja kui muu valimine on veel salajane, siis e-valimine peaks olema avalik. Kui seda ei ole, järelikult on mida varjata. Ma soovitan kõigile, et uuesti ärge minge e-valima, mingi jaoskonda. Kui te peate valima e-valimis, siis teate ka oma kandidaadile kindlasti oma kellaaeg ja kuupäev, millal te tema poolt hääletate. Eesti keeles on ilmunud üks raamat Elu on väeteenistus maa peal, mis justkui vihjab, et elu siin planeedil täna ei ole nagu meelakkumine. Et siin on väga palju valet, kurjust, alatust, julmust ja nii edasi. Ja üks avatud südamega inimene paratamatult leiab ennast äkki sellest väeteenistusest. Ta ei saa nagu pealt vaadata seda, ta ei saa olla ükskõikne. Ja siin ma Raivoga tunnen kui sellist sõdalase tüüpi.
sa ei lähe külmalt mööda nendest asjadest. Ja samal ajal me teame, et traditsioonis ju kultuurides sõdalased teadsid, et kui nad võitlevad õige asja eest ja kui see võitlus saab olema väga raske ja ohvrite-rikas või nad isegi langevad selles võitluses, et siis nad saavutavad selle hingeõnnistuse või selle õigsuse, mis tagab neile ka nii-öelda parema edasimineku teispoolses. Et kuidas sinu jaoks see siinpoolse ja teispoolse nagu vahekord on, et kas sa näed neid nagu ühe tervikuna või on surm sinu jaoks siiski mingi väga terav selline katkestus, mis täna ähvardab inimkonda massiliselt tegelikult, kui me räägime sõjast, kui me räägime siin ökokatastroofidest ja sellest genotsiidist, mida tehakse kogu maailma inimkonna vastu. Nagu kui võtta, see elu on tegelikult üks hetk üldse meie tegelikult päris elust. Ja me enam selle hetke pärast elame siis nagu hirmuga siin, me ei julge välja öelda oma arvamusi, me ei julge teha asju, mida me tahaksime teha, sest me kardame midagi või kedagi. Kui me saaksime julgemaks, hakkaksime nagu tegema kõike seda, mida me tahame teha, julgeksime seista enda eest, siis meil elu muutuks kohe täielikult. Ja ma tulin siia tegema seda, mida ma teen. Ma ei ole siin esimest korda siin elus, ega ka viimast korda. See minu hetk on teha seda praegu, mida ma teen. Ja ma teen selle lõpuni. No see meenutab natuke Martin Lutherit, kes ütles ka, et siin ma seisan ja teisiti ma ei saa. Et kas sul on sama tunne? Nagu? Et muidu jääb nagu elu täielikult elama. Just. Ma ei kujuta ette, kui ma peaksin suu kinni panema ja istuma kodus vaikselt ja mõtlema, et mind see puuduta, et saaks kauem vaiksemalt rahulikult elada. Ma ei kannata välja, et ma varem, kas ma räägin ja tegelen selle asjaga, kuni see asi laheneb, või siis kehastan järgmine kord uuesti äkki mõistega. Loobudes kõikidest poes müüdavatest sünteetilistest vahenditest ja sellest väga mürgisest poesöögist ning minnes tagasi loodusesse oma juurte juurde, saame me päriselt terveks. Meie immuunsüsteem saab tugevaks ilma vaktsiinideta ja me püsime tervetena ilma apteegis käimata.